Aasta 1520. Ponta Delgado sadamas San Migueli saarel keset Atlandi sinavat rahutust kogunesid uudishimulikud elanikud rannaäärsele kivisele kaldale. Eelmisel ööl oli möllanud maru, torm, mis räsis merd ja paiskas laineid vastu kaljusid, justkui oleks ookean tahtnud ise saarele tungida. Kuid tormi vaibudes ei toonud hommik ainult vaikuse lootust, vaid ka midagi hoopis erakordset. Rannale oli uhutud kaubalaeva rusud, tumedad, meresoolaga kaetud laudadest jäänukid, mille vahelt paistsid raskepärased kirstud, tugevad ja rauast lukkudega suletud. Oli selge, et see polnud tavaline kaup. Mõned kirstud olid graveeritud, teised tähistatud müstiliste märkidega. Oli selge, et need varjasid midagi väärtuslikku. Kuid kapten, mees, kes teadis, mida need kirstud peidavad, oli kadunud. Meri oli ta endaga võtnud ja ometi ei jätnud ta kõike juhuse hooleks. Iga kirstu juurde oli kinnitatud väike mõistatus, salapärane vihje, mille lahendamisel võis ehk arvata, mis peitub selle sees. Kuid ootamatuks leiuks osutus aga pudel. Selle sees oli peenelt rulli keeratud paberitükk, mille avasid ettevaatlikult mõned uudishimulikud elanikud. Kui need kirja läbi lugesid, levis rannakohal rõõmuhüüd. Kapten Gaspar da Silva on elus. Torm oli ta paisanud tundmatule saarele, kus ta nüüd ootab. On selge, et see ei ole tavaline kiri. See on kutse. Aeg on lugeda see läbi tähelepanelikult. Iga sõna, iga täht on oluline. Nüüd algab uus teekond. On aeg minna teda otsima.